Nii, veel kord tere hommikust siis armas kogudus ja tuleme siis Jumala sõna juurde täna hommikul. Ja minu tekst täna tuleb Mattiuse evangeeliumi 16. peatükist. Kui kellelgi on piibel kaasas või tahab ka telefonist jälgida, me tavaliselt ka laseme siin ekraanile selle teksti ja need tekstid, mida me koguduses kasutame, aga kui sul on oma piibel kaasas, nii-öelda sinu oma piibel ja sa saad selle lahti teha ja sealt vaadata, siis see on nagu kindlasti niisugune hea võimalus. Ja ma loen täna hommikul teksti Mattiuse evangeeliumi 16. peatükk, Uue Testamendi esimene raamat ja 16. peatükk ja ma loen siit salmid 17 kuni 19. Tegelikult see lõik on pikem, see lõik siin kirjeldab ühte olukorda, kus Jeesus küsib jüngrite käest, et mida inimesed minust arvavad, kes ma olen? Ja siis jüngrid seal midagi arvavad, eks ole, ja siis Jeesus küsib, aga mida teie ütlete? Eks ole, ja siin see on väga-väga tähelepanuväärne siis, alates salmis 17 me loeme. Ja siis Jeesus vastab Peetrusele. Ennem seda Peetrus siis ütleb, et sina oled Messias elava Jumala poeg 16. salmis ja Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Tänapäeval inimestel on üsna erinevaid arusaamu sellest, mis asi on kogudus või mis asi on kirik. Ja eks ka kiriku ajaloo jooksul, aga ka meie tänapäeva ühiskonnas siin Eestis, eks tegelikult ju väga palju sellest, mida inimesed kirikust ja kogudusest arvavad, seda väga palju kujundamegi meie ise. Meie oma eluga, oma isikliku eluga, see, mida nad näevad, aga ka see, mida nad näevad kirikut tegevat ühiskonnas ja kuidas kirik toimetab. Nii et selles mõttes, eks see arvamus ühiskonnas ka kirikust kujunebki ju selle põhjal, mida inimesed siis näevad või tajuvad kiriku suhtes. Näiteks üks arvamus, mis on üsna levinud, on see, et kirik seisneb mingisuguses sellises organisatsioonis või institutsioonis või mingisuguses struktuuris. Ja on inimesi, kes tajuvad ka, et kirik enne kõike tahab läbi selle institutsiooni kuidagi oma võimu ühiskonnas kas kehtestada või laiendada või inimeste üle nagu kontrolli omada, kuidas nad peavad elama, kuidas nad peavad olema ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selles mõttes inimesed tajuvad, et kirik on nagu mingi institutsioon. Ja kui ta ei saa ühiskonnas kontrolli inimeste üle, siis kirik on institutsioon, kes püüab kontrollida neid inimesi, kes on seal sees. Eks ole, panna neid midagi tegema teatud viisil või teatud viisil käituma või olema ja nii edasi. Ja muidugi me üldse ei väidagi, et struktuur ei oleks nagu oluline. Igas organisatsioonis on struktuur oluline, sest et struktuur võimaldab sellel organisatsioonil toimida. Muideks, inimene on ka loodud struktuurselt. Me ei näe seda, aga meil kõigil on skelett. Ja skeleti külge kinnituvad kõik lihased ja kõõlused ja kõik organid lõpuks. Ja ilma skeletita me vajuks kokku, eks ole. Me ei saaks toimida, me ei saaks pühapa hommiku kirikussegi tulla, eks ole. Nii et selles mõttes, aga inimese olemasolu tegelikult on kuskil mujal. Inimese olemasolu ei seisne struktuuris või skeletis, eks ole. Sama lugu on kirikuga ja kogudusega. Et teatud struktuur on vajalik, teatud institutsionaalne struktuur samamoodi, eks ole, aga see ei ole asja mõte. See asi ei seisne selles. On teisi inimesi jälle, kes arvavad, et kirik ja kogudus, et see on midagi sellist, kuhu kogunevad inimesed, kellel on usuhobi. Et kui teised lähevad pühapa hommikul golfi mängima või lähevad mingisuguse muu hobiga tegelema, siis kogudusse kogunevad pühapa hommikuti või Jumala teenistusele need inimesed, kellel on siis see usuhobi nii-öelda. Et nendel muid hobisid väga ei ole, aga see usuhobi on see, millega siis nemad tegelevad, eks ole. Ja kiriku kauge inimeste osas ma täitsa mõistan seda arusaama, sest et tihti lugu ka koguduse ja kiriku elu seisneb nii-öelda Jumala teenistustes. Eks ole, ja tullaksegi kokku Jumala teenistusele ja mis ülejäänud ajal toimub, tihtilugu võib-olla juhtub nii, et ei toimu palju midagi.
eks ole, nii et selles mõttes selline arvamus, et kirik või kogudus on nagu klubi, kus just nimelt usuhobiga tegelevad inimesed siis nagu käivad oma harrastust nagu nii-öelda siis teostamas. Lugedes tänast teksti, Jeesus ütleb siin midagi väga tähelepanuväärset ja ta ütleb niimoodi, et ma ehitan oma koguduse. Mattuse evangeeliumi 16. peatükis, salmis 18, ta ütleb, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Minu jutluse pealkiri tegelikult on Jeesus ehitab kogukonda. Eestikeelses piiblis me seda terminit tegelikult sisuliselt ei näe Uues Testamendis. Aga ma panin just nimelt jutluse pealkirjaks selle sõna kogukond ja teen seda väga teadlikult sellepärast, et viidata sellele, mida tegelikult Jeesus koguduse ja kirikuga kui niisugusega üleüldse on mõelnud ja mida ta mõtles. Kui me loeme evangeeliumi algusest peale, 4 evangelisti, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes, siis me üsna kiiresti märkame, et Jeesus ei räägi väga palju üldse kogudusest. Ta räägib Jumala riigist palju laiemas kontekstis, aga ometigi ta hakkab kogudust looma. Ta kutsub inimesi, ta valib omale jüngrid, elab nendega koos, õpetab neid, sööb nendega koos, aitab nendel lahendada omavahelisi arusaamatusi, mis tuli ette nende keskel ja mis inimgrupis või inimkogukonnas ikka aeg-ajalt juhtub. Ja siis ta saadab nad koos teenima. Teisi sõnu, mida Jeesus teeb, ta ehitab kogukonda. Ta ehitab kogukonda tegelikult ennem seda, isegi kui ta ütleb, et ma ehitan koguduse. See on huvitav, Jeesus ei alusta hoonest. Kui me nüüd mõtleme täitsa nagu nii-öelda algusesse tagasi, eks ole, siis Jeesus ei alusta hoonest. Ta ei kutsu esmalt kokku ehitajad või ehituskomitee, et nüüd mul on plaan, ma plaanin ehitada ülemaailmset kirikut. Ta ei osta maatükki, ta ei koosta põhikirja, ta ei registreeri organisatsiooni või ei loo institutsiooni. Ja mis hämmastab, ta isegi ei sõnasta ahetama panevat visiooni, mis köidaks inimeste tähelepanu nii, et nad kõik tahavad tulla Jeesuse järgi. Ta ei tee selliseid asju. Aga millest ta alustab siis? Ta alustab inimestest. Ärge saage minust valesti aru. Need on kõik head ja absoluutselt olulised asjad. Ja ma leian, et kõik need elemendid tegelikult, mida ma nimetasin, mida ta ei teinud, on tegelikult tänapäeva koguduse ja kiriku toimimises tegelikult olulised. Me vajame teatud süsteemi, teatud struktuuri, me vajame põhikirjad toimida ja nii edasi ja nii edasi. Kuid on tähelepanuväärne, et Jeesus oma maapealset teenistust alustab inimestest ja suhetest. Ta loob esmalt kogukonna ja kui tuleb 4 pühapäev, siis püha vaim ei loo seal ühte uut kogukonda, vaid püha vaim langeb selle kogukonna peale, mida Jeesus oli 3 aastat ehitanud. Ma olen lõpmata tänulik meie koguduse eelmiste pastorite eest, Endel Hanson ja Oljus Taling. Meil ei oleks täna seda pühakoda, kui ei oleks olnud Endel Hansonit, kes oleks tulnud Oleviste kirikust Eelimi kogudust taastama, seda hoonet taastama, seda kogudust taastama, me ei oleks täna siin. Mina ei seisaks siin teie ees. Nii et meie ees on läinud inimesed, kes on teinud võimalikuks, et me oleme täna siin. Ja just selles seisus, kus me täna oleme kogudusena. Ma rääkisin pastor Oljusega paar päeva tagasi telefoni teel. Lihtsalt tahtsin küsida, kuidas tal läheb ja kuidas tervis on ja kas natuke ka puhkust ja hingetõmbepausi on. Ja rääkisime erinevatest asjadest ja siis ta ütles, et kirikuhoonel, Eelimi kirikul on olemas hoone kasutusluba ja me saime selle kätte just mõned päevad tagasi. Meil on põhjust olla Jumalale väga-väga tänulikud.
ja ma mäletan, kui need vestlused sellest, et meie Mairega oleme siia Eelimisse tulemas, siis juba algusest peale Oljus ütles, et ma tahan selle koguduse üle anda nii, et ka kõik load ja kõik dokumendid ja kõik asjad on korras. See oli tema nagu südametukse ja tema südamemure. Ja ta nägi sellega kõvasti vaeva ja tõenäoliselt ka üks jagu tema tervist läks just nimelt ka selle töö ja pingutuse nii-öelda alla. Ja nüüd on Eelimi kirikul kasutusluba. Me oleme siin, kus me oleme. Nii et selles mõttes, kui me räägime sellest, et Jeesus alustas inimestest, eks ole, siis sellega me ei tee üleüldse tühjaks seda, et meil ei ole vaja ka neid asju, mis puudutavad meie teenimist kogudusena siin selles keskkonnas, selles ühiskonnas, kus me oleme. Muideks, ajaloolised kaevamised ka esimestest sajanditest näitavad, et üks selline suurem kirikute ehitamise laine tegelikult sai alguse kuskil 3. sajandil. Esimestel sajanditel kogudus kogunes kodudes, erinevate inimeste kodudes, kes oma kodud avasid, nii et kirik ja kogudus oligi sisuliselt kodukirik või kodukogudus, võime siis niimoodi öelda, eks ole. Ja selles mõttes üks uurija ütleb just, et tänu sellele, et ka kogudus hakkasid ehitama selliseid kirikuhooneid 3. sajandil just plahvatuslikult, selle tulemusena tegelikult toimus ka selline üsna märkimisväärne kristlaste ja kristluse levik nagu kasv Rooma impeeriumis, kuna kirik sai ühiskonnas nähtavaks. Eks ole, ja selles mõttes kahtlemata kirikuhoonel on oma oluline koht, kahtlemata. Aga ma tahan täna rõhutada, inimesed on veel olulisemad. Jeesus ei surnud kirikuhoone eest, vabandust väga, et ma nii ütlen. Ta ei surnud selle eest, et meil oleks hooned, aga ta suri selle eest, et meil võiks olla igavene elu. Igal inimesel võiks olla igavene elu Jeesuses, Kristuses. Aga põhjus, miks Jeesus siis ehitab kogudust? Ta ütleb, ma ehitan oma koguduse. Ta ehitab oma koguduse sellepärast, et ta tegelikult tahab ehitada kogukonda inimestest, kus me võime kogeda ja tunda seda, et me leiame aksepteerimist, me kogeme armastust ja kus me oleme vastu võetud sellistena, nagu me oleme. Jeesus ehitab kogudust kui kogukonda. Ja ma usun, et ma siit veel järgmistel kordadel, kui ma olen jutlustamas, ma lähen tegelikult selle teemaga veel edasi. Jeesus ehitab kogukonda. Täna ma nüüd natukene keskendun konkreetselt ühele sellisele olulisele aspektile, mida Jeesus kogukonda ehitades silmas peab. Ta ehitab nimelt kogudus kui kogukonda, et anda meile võimalus kuuluda tema perekonda. Ta ehitab tegelikult kogukonda kui kuuluvust. Ja ta tahab, et igaüks meist me võiksime kogeda seda kuuluvustunnet. Sest et esimene asi, kui Jeesus oma jüngrid kutsub, esimene asi, mis ta nendele annab, ei ole õpetus. Ei ole üks visioon või mingisugune kava või juhised, et nüüd te peate hakkama teistmoodi elama või teistmoodi tegutsema. Ma tahan lugeda Markuse evangeeliumi 3. peatükist. See tekst ka kirjeldab just nimelt Jeesuse sellise maapealse teenistuse algust. Ja Markuse evangeeliumi 3. peatükist 13. salmist me loeme edasi selle lõigu. Ja siin Jeesus ütleb siis nii, või siin öeldakse Jeesuse tegevuse kohta nii. Ja Jeesus läks üles mägedesse ja ta kutsus enese juurde, keda ta tahtis. Ja need tulid tema juurde. Ja ta seadis 12, keda ta ka nimetas apostliteks, et need oleksid temaga. Ja et ta võiks nad läkitada kuulutama. Niisiis, Jeesus läks üles mägedesse ja siis ta kutsub enda juurde inimesi, keda ta tahtis. Ja need tulidki tema juurde. Ja need 12 seal, keda ta siis nimetas apostliteks. Ja siis ta ütleb edasi, et neil oleks meelevald välja ajada kurja vaime. Ja ta seadis need 12. Ja nüüd nende nimed. Siimona ja ta pani talle nimeks Peetrus. Ja Jaakopuse, Sebedeuse poja ning Jaakopuse venna Johannese. Ja pani neile nimeks Boanerges. See on kõuepojad.
ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeose ja Matteuse ja Tooma ja Jakobuse, Alfeuse poja ja Tadeuse ja Siimon Kananaiose ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis. Tõenäoliselt siin on mitmed põhjused, miks need jüngrid on siin nimetatud nimepidi, aga ma usun, et üks põhjus on nimelt see, et tegelikult Jeesus valis need konkreetsed isikud ja need nimed esindavad neid isikuid. Kui ta oleks täna siin meie keskel ja valiks nii-öelda omale jüngreid, siis ta pöörduks ka meie igaühe poole ja ta pöördubki meie igaühe poole nimepidi ja väga isiklikult. Jeesus ei ole ainult nii-öelda masside issand, vaid ta tegelikult tahab olla meie igaühe elu isiklik issand. Ja selles mõttes kui ta meid kutsub, siis ta kutsub meid isiklikult. Ta tahab, et me isiklikult vastame tema kutsele. Niisiis Jeesus ei alustanud nende õpetamisest, vaid ta tegelikult alustab nende kutsumisest enda juurde. Muideks, väga huvitav, siin samas tekstis just nimelt salm 14, siin öeldakse niimoodi, et ta seadis need 12, ta nimetas nad apostliteks, et need oleksid temaga. Nii et esimene asi, mida Jeesus nendele, keda ta kutsus, pakub, on kogukond, et nad oleksid temaga, eks ole. Ja selles mõttes, ma ütlen seda nüüd ettevaatlikult, aga esimene asi, mida Jeesus jüngritele pakub, ei ole mitte usu või et paranda meelt või õpi nüüd selgeks, kuidas sul tuleb hakata siit edasi elama, vaid esimene asi, mida ta nendele ütleb, tulge minu juurde ja olge minu juures. Või nagu Johannes ütleb oma evangeeliumi esimeses peatükis 39. salmis, mis on väga tähelepanuväärne. See tekst nimelt kirjeldab seda olukorda, kus jüngrid ei olnud veel valitud, nagu me siit lugesime. Siis alguses ta ütleb jüngritele, keda ta on kutsumas. Ta ütleb, tulge ja vaadake. Tulge ja vaadake. Ma mäletan seda aega, kui ma olin piiblikoolis noor mees, 21-22 aastane, ja siis mulle pakuti võimalust tulla kogudusse noorte juhiks siin Tallinnas. Ma pole kunagi ennast tundnud mingisuguse noorte juhina ja ma ei ole kunagi arvanud, et ma oleks mingi hea noorte juht, kuigi ma arvan, et noorte töö on nagu väga oluline ja ma arvan, et noortega töötamine on väga oluline ka koguduses. Aga mul ei olnud mingisugust nagu arusaami sellest, et ma võiks olla mingisugune noorte juht, aga üks asi, mis ma mõtlesin, et ma lähen vaatan seda noorte õhtut, ma lähen kohale. Ma lähen vaatan, mis seal toimub, mis nad teevad ja püüan nagu tajuda, et kas see on nagu midagi, mis on, aga mulle valikut ei antud. See ikkagi kujuneski nii välja, et minust saigi noorte juht ja siis sellel ajal, kui ma olin ka noorte juht, siis tegelikult meil olid väga toredad noored, meil olid väga toredad noorte kogunemised, aga ma kunagi ei pidanud ennast nagu selleks, kes nagu oleks üks ideaalne noortejuht. Ma ei osanud nendele mänge pakkuda, ma ei osanud neid lõbustada, nagu noored tahavad ja pakkuda mingeid asju. Ma tahtsin neid palvetama panna, piiblit lugema, paastuma ja kõiki niisuguseid asju. Ja eks meil oli ka erinevaid nagu vestlusi nendel teemadel, et ma ei olnud nii nooruslik. Oma vanuse tõttu oleks võinud ju olla, aga ei tulnud välja. Ja siis ma mäletan, et kui ma olin aega teenima läinud juba siis Eesti kaitseväkke, siis noore sõdurina seal, siis noored tulid külla, kelle juht ma olin olnud. Nad olid rentinud 50-kohalise bussi, see buss oli noori täis, kõik tulid sinna ja siis ülejäänud väeosas küsisid, oota, mis mees sa oled, et niisugune kamp sulle siia külla tuleb. Ja siis ma sain aru, et et mu teenimisel tõenäoliselt oli mingi mõju. Kuigi seda kõike tehes, ma nagu ei saanud üldse aru, et ma siin midagi suudaks nagu väga midagi produktiivset ära teha. Nii et selles mõttes ka Jeesus kutsub meid, tulge ja vaadake. Et kui sinu elus ja meie elus on vahest sellised olukordi, kus me täpselt ei tea, mis suunas see asi läheb, eks ole, siis kõige parem väike nõuanne, mida mina olen kasutanud, on ma lähen ja vaatan. Et ma ei lükka kohe ust kinni, kuigi ma olen seda ka mõne koha peal teinud oma elus, aga tulge ja vaadake, eks ole, ja siis me saame edasi seda asja vaadata. Nii et selles mõttes esimene asi, mida Jeesus pakub meile, ongi kutse tulla ja nii-öelda maitsta seda tema
kogukonda, maitsta seda osadust, mis on tema loodud kogukonnas, koguduses. Nii et selles mõttes Jeesus igatseb olla koos meiega ja ta igatseb, et mitte ainult tema ei ole meiega koos, vaid ta igatseb tegelikult meid kui inimesi omavahel ka ühendada. Erinevaid inimesi, mehi, naisi, noori, vanu, erinevate taustadega inimesi, kes me muidu võib-olla üldse kunagi nagu nii-öelda tavaühiskonna elus kokku ei saaks. Nüüd koguduses me saame korraga kokku. Ja tegelikult see, mis meid ühendab, on Jeesus. See, mis meid kokku toob, on Jeesus. Ja selles mõttes Jeesuse kogukond ongi unikaalne, et siin ei ole ainult nii-öelda inimesed, kellel on mingisugune oma elusuund või teine elusuund, vaid siin me olemegi koos Jeesusega, Jeesuse ümber. Nii et selles mõttes Jeesus loob kogukonda ja ta tahab anda meile seda kuuluvust selles kogukonnas. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud, aga Jumal ise tegelikult elab kogukonnas. Jumal ise ongi kogukond, kui niimoodi võib öelda. Isa, poeg ja püha vaim. Jumal ise elab igaveses osaduses. Isa, poeg ja püha vaimuna. Ma ei tea, kas te olete kokku puutunud sellise raamatuga või ka filmiga. Mind on see väga kunagi nagu vaimustanud ja ka kõnetanud. Nimelt raamat Hurtsik. See on üks kristlik romaan, mida eesti keeles meil tihtilugu väga palju ei ole, läänemaailmas selliseid nii-öelda kristlikke romaane ja kirjandust, ka ilukirjandust nagu on väga-väga palju. Aga see on üks raamat, mis on tõlgitud ka eesti keelde. See on ammu läbi müüdud, seda saada ei ole väga lihtne. Muideks sellel sügisel tuleb sellele raamatule järg, vaatame huviga, mis sellest tuleb. Aga siis, miks ma seda üldse mainin siin, on, et ma ei ole näinud paremat sellist visualiseeringut või niisugust arranžeeringut selles osas väljendamaks, kuidas toimib Jumal, isa, poeg ja püha vaimuna koos. Ja milline harmoonia ja milline nagu kooskõla on tegelikult kolmainsuses. Isa, poja ja püha vaimu vahel. See on täiesti uskumatu. Nii et kui te ei ole sellega kokku puutunud, selle raamatuga ma soovitan seda täitsa lugeda. Seda filmi me võime kunagi koos vaadata, mul on see täitsa ka olemas ja võime seda koos näha. Aga Jumal lõi ka inimese tegelikult, Jumalas endas on olemas nii-öelda see suhe kolmainsuses. Aga Jumal lõi meid inimesena oma näoliseks ja ta lõi meid ka inimesena või olevusena, kes igatseb suhteid. Me igatseme suhteid, me igatseme selliseid tähenduslikke suhteid. Me oleme loodud Jumala näo järgi ja me igatseme mitte ainult suhteid, vaid me igatseme ka tunda seda, et me kuulume. Olla tuntud ja olla ka armastatud. Ja kallid, just siin tegelikult on nagu kohalikul kogudusel tohutult suur võimalus. Inimesed võivad kogudusse tulla, ma ei tea, jutlustaja pärast või muusika pärast või võivad tulla veel mingisuguste asjade pärast, aga põhjus, miks inimesed jäävad kogudusse, on sellepärast, et nad tunnevad, et neid aktsepteeritakse. Nad tunnevad, et neid pannakse tähele. Nad tunnevad, et nad saavad siin kuuluda ja olla sellised inimesed, nagu nad on. Eks ole. Ja selles mõttes kahjuks muidugi ka on ette tulnud ja tuleb ette olukordi, kus just nimelt ka see kogukond, mis peaks pakkuma turvalisust, mis peaks pakkuma sellist aktsepteerimist, võib ka muutuda tegelikult nagu selliseks moonutatud kogukonnaks, kus inimesed kogevad, et kuidagi neid hakatakse midagi survestama, nendele hakatakse nagu ette kirjutama, kuidas nad täpselt peavad olema, kuidas nad peavad käituma, kuhu nad peavad minema, kuhu nad ei tohi minna, mida nad tohivad vaadata, mida nad ei tohi vaadata. Mina usun väga inimeste autonoomsust. Ma väga usun seda, et igal inimesel on oma isikupära, oma suveräänsus ja Jumal on andnud meile selle. Ja koguduse ülesanne on tegelikult toetada seda kahtlemata. Aga samal ajal ka meie väljakutse on, et kuidas me siis kogudusena ka koos toimime. Samal ajal niimoodi, et meie nagu ütleme, kuskil on mingisugused piirid, kus me peame ütlema, et see ei lähe meie väärtustega kokku, eks ole, ja kõik need asjad ja neid asju me kindlasti vajame nagu ka väga selgelt ka enda jaoks nagu selgitada või ka põhjendada, sest et vastasel korral me võime lihtsalt teha inimestele haiget ja selle tulemus võib olla suurem trauma, kui me üldse sooviksime seda tegelikult nagu mõelda.
Uues testamendis kasutatakse ühte sõna koguduse kirjeldamiseks, aga tegelikult mitte niivõrd koguduse, vaid koguduse olemuse kirjeldamiseks. Ja see sõna on kreekakeelne sõna koinonia, mida eestikeelses piiblis tõlgitakse sõna osadus. Osadus tähendab siis seda, et mis asi tegelikult kogudus oma olemuselt on, eks ole. Ja selles suhtes koinonia viitab just nimelt sellisele ühisele nagu tegevusele, jagatud elule, jagatud kuuluvusele ja üksteisega ka ühendatud olemisele. Ja sellepärast koguduse kõige sügavam olemus ei ole mitte organisatsioon, ei ole programm, vaid tegelikult on osadus Kristusega. Iga liige üksikult ja nüüd selle kaudu sünnib ka meil osadus tegelikult üksteisega. Ja kui see on olemas, siis on struktuuril, organisatsioonil ja kõigel muul on absoluutselt oma oluline koht. Ja see on ka põhjus, miks apostlite tegude raamatus just öeldaksegi meile, et nelipüha järel nad jäid apostlite õpetusse, nad jäid osadusse, see on see sama sõna koinonia, nad jäid osadusse, leiva murdmisesse ja palvetesse. Nii et see osadus, millest me loeme nelipüha päevalt edasi, see tegelikult ei tekkinud nagu tühjalt kohalt, et pühavaim tuli ja siis pühavaim tegi nagu kõik asjad nii-öelda lõi ja pani kõik asjad toimima nii-öelda koguduse mõttes. Vaid tegelikult nelipüha päeval püha vaim langeski selle grupi, selle osaduse, selle koinonia, selle inimeste hulga peale, keda Jeesus juba oli kogunud, selle kogukonna peale. Kui meie igatseme, et püha vaim tuleks ja langeks Eelimi koguduse peale ja kõige selle peale, mida Eelimi kogudus teeb, siis ta ei tee seda tühja koha pealt. On midagi, mida meie peame tegema, on midagi, mida meie saame teha. Ja see on just nimelt see, et me igaüks annamegi oma panuse, võib-olla väikse, võib-olla isegi nähtamatu panuse, aga me anname oma panuse just nimelt, et see osadus, see kogukond võiks tekkida, see võiks olla olemas, sest et Jumal igatseb luua omale rahvast, omale perekonda, kes tahab teda teenida, kes tahab talle kuuluda ja tegelikult just nimelt nagu ka Leela ennem ütles, kellele tegelikult Kristus saab siis tulla järgi ühel päeval, kui ta tuleb tagasi, eks ole. Nii et selles mõttes me nüüd oleme rääkinud sellest, et Jeesus lõi kogukonna, ta kutsus inimesed, ta koondas neid, ta jagas oma elu nendega, nemad said jagada oma elu üksteisega, ta lõi seda sidusust nende inimeste vahel ja selle kõige tulemusena tegelikult lõpuks sündiski see kogudus. Ja kui Jeesus nüüd ütleb niimoodi, et ma ehitan oma koguduse, siis see tegelikult ei tähendanud ainult seda, mida ta tegi 2000 aastat tagasi Galileas, vaid see on see, mida ta teeb täna siin. Teeb meie keskel ja ma olen täitsa veendunud, et mitte ainult meie koguduses, aga ta teeb ja tahab seda teha igas koguduses, igas kirikus ja ma usun mitte ainult olemasolevates, vaid Jeesuse mõte on tegelikult ka, et uued kogudused võiksid sündida nii siin kui seal. Nii et tegelikult lõpuks ei ole küsimus selles, millist organisatsiooni me loome või kui hästi me oma tegevusi siin korraldame kõik, mitte et see ei oleks oluline. Aga Jeesus alustab millestki sügavamast ja ta alustab inimestest. Ta alustab suhetest, ta alustab kuuluvusest. Ja üks minu selline südame nagu igatsus ka siin Eelimi koguduses on, et ehitada seda kogukonda. Ehitada seda kogukonda nii, et iga inimene tunneb siin koguduses, et ta on väärtustatud, ta tunneb, et ta on aktsepteeritud, ta on armastatud ja mitte ainult nagu selles mõttes, et nii-öelda ma mõtlen koguduse ja pastori vahelises nagu suhtes, aga viimselt, et tegelikult nii-öelda koguduse liikmete vahelistes suhetes. Minu jaoks on aastaid, nii kaua kui ma olen pastoriks olnud, on tegelikult kõige suurem elamus, kui ma nii võin öelda, või minu selline pühapäeva jumalateenistuse tipphetk. Ma ei tea, kas te oskate arvata, aga see tipphetk tegelikult on pärast jumalateenistust. Ja see, kuidas kogudus nagu hakkab suhtlema pärast jumalateenistust, kui pärast nii-öelda pastori otsa või jutlustaja otsa vaatamine on lõppenud, kuidas me vaatame üksteise otsa,
kuidas me tegelikult naudime üksteisega koos olemist, elu jagamist, võib-olla üksteise murede kuulamist, võib-olla üksteise eest palvetamist, üksteise vastu huvi tundmist, eks ole, et koguduse mõte tegelikult ei ole mitte jumalateenistuste pidamine. See kuulub asja juurde, sellel on oma roll, aga koguduse olemuslik mõte tegelikult on, et me oleme kogukond. Me oleme üks kogukond, kes armastame üksteist, hoolime üksteisest ja tunneme huvi üksteise vastu ja selle tulemusena inimesed väljapoolt vaatavad, kuule, see on väga huvitav kamp, nad armastavad üksteist. Nagu Jeesus ütles, sellest nad tunnevad ära, et te olete minu jüngrid, et te armastate üksteist. Eks ole, et me oleme tänapäeva ühiskonnas võib-olla selle armastuse mõiste ära moonutanud ja see armastuse mõiste on muutunud kuidagi niisuguseks läilaks omal viisil. Aga Jeesuse mõtte armastusega tegelikult ongi just, et me hoolime, et me tegelikult paneme tähele ja et me päriselt tunneme ka huvi. Nii et enne kui Jeesus läkitab jüngrid maailma, ta kutsub nad enda juurde, et nad oleksid minu juures ja siis, et ta saaks neid läkitada. Enne kui ta annab nendele ülesande, enne kui ta annab meile ülesande, ta annab meile koha. Ta annab koha, kuhu kuuluda, kus olla aktsepteeritud ja kus me tunneme seda kuuluvustunnet. Nii et enne missionit Jeesus loob kogukonna. Enne missioni käsu andmist, seda ta teeb alles lõpus. Vahel kogudustes hakatakse pihta missioni käsust esmalt. Kõigepealt, et me peame täitma missioni käsku. Aga enne missioni käsku Jeesus mitu aastat ehitab kogukonda ja lõpuks ta annab nendele ülesande, et nad läheksid ka välja sellesse maailma. Nii et Jeesus ei saatnud kogudust pidama jumalateenistusi. Ta ei saatnud ka kogudust lihtsalt ehitama ühte hästi toimivat struktuuri või süsteemi, mitte et see halb oleks. Ja ma arvan, et paljud kogudused me võiksime palju paremini ka struktuurselt toimida. Aga ta saatis kogudust ehitama keskkonda. Sellist keskkonda, kus erinevad inimesed, sõltumata nende taustast, sõltumata nende ühiskondlikust staatusest, sõltumata nende vaesusest või rikkusest või millest iganes, haridusest, ükskõik mida me võiks siia nimekirja veel kõik nimetada. Sõltumata sellest, et me leiame siin kogukonnas Kristuse, kogeme tema armastust, kogeme seda, et tema tegelikult on meie keskel. Mitte ainult nagu õpetuslikult või teoreetiliselt, vaid et me päriselt kogeme teda. Ja see on üks minu igatsus, et ka meie jumalateenistustel me võiksime kogeda tema ligiolu. Et see oleks kogetav, et see oleks tuntav, sest et tema ligiolus muud asjad saavad tühiseks. Tema ligiolus ka need probleemid, need väljakutsed, need mured, millega me oma igapäevas elus silmitsi seisame, need saavad väikeseks. Me vajame tema ligiolu oma elus. Ja vahel me oleme inimesed, meil on üksinda oma palvekambris, võib-olla oma isikliku elu keskel keeruline kogeda Jumala ligiolu. Ja vahel on need hetked ja tänu Jumalale nende eest. Aga koguduse mõte ongi, et me tuleme kokku ja me kogeme siin tema ligiolu, me kogeme teda ja siis me lähme selle julgustusega, mis me siit saame, lähme nädalasse, lähme oma koju tagasi, lähme oma murede keskele, võib-olla väljakutsete juurde. Ja see on Kristus meie keskel, eks ole, et me koondume tema ümber. Aga see jääks, kuidas öelda, see jääks poolikuks selles mõttes, et Jumal ei loonud meid lihtsalt inimestena siia maa peale nagu jäätükid nii-öelda üksteise vastu klõbisema, vaid ta tegelikult lõi meid üksteisega suhteid arendama, suhteid looma, ta lõi meid üksteise jaoks. Ja selle tõttu ta tahab ka, et selles kogukonnas me õpime tundma üksteist. Ja me kogeme seda, et me kuulume sellesse perekonda. Nii nagu Billy Graham kunagi rääkis ühe loo ühest poisist, kes oli oma isaga kodus ja ilm läks nii tormiseks ja äikeseliseks ja kõik niimoodi. Ja siis väike poiss ütleb, et ma kardan. Ma nii kardan seda, mis nüüd siin toimub. Ja isa ütles, ära karda, et Jumal on meiega. Ja siis see poiss ütles, et aga ma praegult väga tahaksin, et sa võtad mind oma sülle ja kallistad mind kõvasti. Et me oleme inimestena loodud, et üks asi on Jumala abi, Jumala ligiolu ja Jumala nagu juhtimine meie elus, aga me vajame ka üksteist. Me vajame ka tunda, et me oleme üksteise jaoks olemas.
et me kuulume sellesse Jumala perekonda. Ja just see on, mida ma väga usun, et Jeesus praegult ka tahab teha siin Eelimi koguduses. Ehitada seda kogukonda, et me saame sidusamaks, me saame koos tugevamaks, me saame koos nii-öelda kasvada, me saame koos vaimulikult kasvada ja küpseda ja selle tulemusena ma ei imesta üldse, kui ta siis ka annab meile suuremaid ülesandeid ja võimalusi teenida ja erinevaid asju teha. Aga ma leian, et just praegult on see aeg ka meie koguduse keskel, kus minu südames on väga ehitada seda kogukonda, lihtsalt olla koos. Ma väga ootan järgmist laupäeva, kui me saame kogudusega välja sõita, aga see on ainult üks väike asi. Ja selles mõttes kindlasti ma usun, et Jumal juhib meid siit ka edasi, kuidas me ka erinevaid asju saame siin teha ja arendada. Aga esimene minu südame tukse on ehitada koos Jeesusega seda kogukonda ja ehitada neid armsaid inimesi, kes meil siin koguduses juba täna on ja keda Jumal veel meie keskele tahab ka saata. Nii et Jeesus ütles, mina ehitan oma koguduse. Ja kui me oleme nagu sellega kaasas ja tahame olla osa sellest, kuidas Jeesus seda kogudust siin ka ehitab, siis ma usun, et nagu palju häid asju võib juhtuda meie elus, aga ka meie koguduse keskel ja meie koguduse kaudu ka laiemalt selle linna ja maa rahva keskel. Aamen. Nii, tõuseme palun ühes koos. Ma pean ütlema, et mulle nagu väga tähendas 7. juunil. Ja see oli nii armas, see oli kuidagi nii eriline minu jaoks. See oli esimene kogemus minu elus, kus ka siia kogudusse tulles me andsime tegelikult üksteisele tõotused. See oli väga huvitav. Mina andsin ja teie andsite ka. Ja ma olen teile väga tänulik. Ma olen väga tänulik. Ja ma usun, et tegelikult see tõotus, kes ei olnud sellel pühapäeval siin ja kes ei tea, mis see oli, siis oligi nii, et mina seda kogudust vastu võttes ütlesin, et ma pühendan ennast siia kogudusse, seda kogudust teenima ja karjatsema. Ja teie ütlesite ka, et te tahate minuga koos töötada. Ja see ei ole, et ma seda kuidagi nõuan või ma kuidagi, mul on mingisugune asi sees, mis te nüüd peate tegema või kuidas olema, vastupidi. Ma tunnen nagu väga sellist armastust ja ma tunnen nagu sellist nagu karjaselikku hoolt. Ja selles mõttes tänan juba selle koostöö eest, nagu ma ka eelnevalt alguses ütlesin. Aga minu mõtted on täna siin edasi antud just sellisena, nagu nad on ja ma nagu usun, et palju head on veel ees. Isa taevas, sina tead meid igat ühte ja sina oled meid igat ühte nimepidi kutsunud. Me igaüks oleme sinu poolt armastatud ja ka siin Eelimis, Jumal, me täname sind selle eest, et me oleme siin, kus me täna oleme. Tõenäoliselt ei oleks paljud meist osanud seda olukorda ette nagu maalida või ette mõelda või kuidagi ette kujutada. Mina ka mitte, aga nüüd me oleme siin, issand. Ja me anname ennast täielikult sinu kätte. Kui sina ütlesid need sõnad, et sa ehitad oma kogudust 2000 aastat tagasi seal tolmustel Galilea teedel, siis sa ei mõelnud ainult neid jüngrid, vaid sa mõtlesid ka meid. Ka meie oleme kaasatud sellesse sinu projekti, sinu kogukonna ehitamise projekti. Ja issand, ka eelimine siin, mina ja armas kogudus, me issand lihtsalt tahame alanduda sinu ette ja ütelda, issand, võta ja ehita meid. Võta ja kujunda meid. Võta ja tee sina meist selline kogukond ja selline keskkond, kuhu inimesed tulles võivad tunda seda armastust, võivad tunda seda hoolimist, võivad tunda seda aktsepteerimist, võivad tunda ja kogeda seda, et nemad on tähtsad, et nad on olulised ja tegelikult nad on olulised sulle.
issand, aita meil kogudusena seda väljendada, aita meil kogudusena seda niimoodi esitada ja niimoodi oma eluga, oma teenimisega, oma tähelepanuga väljendada, et inimesed võivad seda kogeda, issand. Ja mitte, et me võtame kuidagi tähelepanu endale, mitte, et me kuidagi püüame midagi olla. Issand, me ei taha midagi olla, mida me ei ole. Aga me tahame väga olla need, kes sina tahad, et me oleme. Me tahame olla see kogudus, kus inimesed tulevad ja kogevad sind, kogevad sinu armastust, sinu ligiolu, kogevad Jumal, et sinu armastus tõeliselt muudab. Sinu armastus tõeliselt transformeerib meid ja paneb meid elama teistmoodi, paneb meid tahtma teistmoodi elada, paneb meid tahtma panna maha pattu, tahab meid panna kõrvale asju, mis tegelikult hävitavad. Jumal, et sinu armastus, mis viis sind ristile, issand, see armastus, et see kõike hõlmab metsik armastus, mis nii otsib igat inimest. Jumal, et see võiks siin eelimis olla nii kogetav, see võiks olla nii kogetav ja tuntav. Et me võiksime olla tuntud kui kogudus, kus sinu armastus valitseb, kus sinu armastus, issand, on see, mis kujundab meie olemist ja meie tegemisi ja meie käitumist. Issand, siin me oleme. Sina saad luua selle kogukonna päriselt. Sina saad selle luua. Kujunda meid, muuda meid. Issand, täida meid oma armastusega. Uuesti. Ja las me olla, Jumal, see paik ja see koht, kus kadunud hinged, üksikud hinged, kes otsivad ka, et kuhugi kuuluda, et keegi neid armastaks. Jumal, kus nad võivad leida tee. Jumal, ka siia kogudusse. Kasuta meid selleks, kasuta meid. Me igapäevases elus, juhi meid kokku inimestega. Jumal, kellele me võime sirutada käe ja ütelda, et on üks paik ja koht, kuhu sa võid tulla. On üks paik ja koht, kus sind oodatakse. On üks paik ja koht, mille kohta me võime ütelda, tule ja vaata. Jeesus, me tahame võtta sind eeskujuks. Jeesuse nimel. Aamen.